No loodame, et saame ilusti tehtud selle. Ja vastata, või on küsimused ja oskad nagu vastata nagu nendele, aga ei tundu nagu nii ulme. Kui on küsimused, et on vastused ka, jah? On küsimus ja mina vastan. No mul on mõned küsimused ja sina on siis vastused. Jaa, ma püüan anda head vastused. Ja nüüd salvestab. Okei, aga tere tulemast kuulama ja vaatama Häädemeeste seltsimaja podcasti Hääd inimesed ja täna oleme me jätkuvalt maal elamise päeva lainel ning see maa, millest me täna räägime, on hoopiski Indoneesia. Ja kuidas selline huvitav asi on siin juhtunud, tuli meile täna rääkima Liivika. Tere! Kuule, Liivika, põhjus, miks ma sind täna siia kutsusin, oli see, et ma märkasin, et teil Metsaluige turismitalus on tulemas väga huvitav nädalavahetus. Et palun natukene räägi, mis teil kavas on? Ühesõnaga, meil on 3 päeva Indoneesia teema. Ühendame selle siis maal elamise päevaga. Ja, see on siis 20 september, tuletame uuesti meelde. Eelmine kord meil oli ka sellest jutt. Ja meie alustame 19. 20 ja 21. Nii et teil on lausa siis 3 päeva. Laupäev, pühapäev. Täistegevusi. Reedel on siis, alustame lõunast toitlustusega. Et kõigepealt on siis toitlustus, on reede, lõuna ja õhtusöök. Laupäeval alustame hommikul joogaga. Kellel on soovi, võib tulla. Küsin kohe vahele ka, et kas see tähendab siis seda, et kõik, kes soovivad, saavad seal iga hetk sisse astuda, tulla, et tere, mis te siin teete, saavad ka kohe liituda, kui nad ka juhuslikult satuvad sinna? Ja kliendid saavad tulla lihtsalt, kui satuvad sisse. Jooga ja siis massaaž on ka olemas laupäeval, aga need on eraldi tasustatud. Ja tulete, ütlete ja siis paneme kellaaja paika, mis kell te soovite, siis massaaži jooga hakkab hommikul, et see hakkab 8:30, seda ma kohe mainin ära. Et enne kui me läheme päevakavaga edasi, mul on lihtsalt nii nagu huvis selle vastu ja ma arvan, et see on küsimus, mis kõigil on tekkinud, et kuidas siis Indoneesia ja Kabli omavahel kohtusid, et kuidas selline idee tuli niimoodi siis sügis vastu võtta? Idee sündis sellest, et meil töötab Metsaluigel üks tore Indoneesia naisterahvas ja kuna nemad on teistmoodi nagu teise toitumisega, kõik sellega otsustasime nende kultuuri proovida ja teha sellise ürituse nii-öelda sügisel, et ühendame selle siis maalpäevaga ja teeme Indoneesia toidu 3 päeva, nii et toitlustust 3 päeva. Ja vaatame, kuidas meile siis see peale läheb. Tema on Eestist väga vaimustuses, talle väga meeldib siin, talle meeldib see mereäär, talle meeldib see, kuidas Eesti inimesed on, kuidas nad suhtuvad ja kuidas nad üldse nagu, kuidas meie vaatame neid ühesõnaga, et neile nagu see väga meeldib. Ja neil on väga suur on tutvusringkond, on Soomes, kus tulevad ka Soomest ja Lätist tulevad meile siia Indoneesia külalised. Nii, sa ütlesid ka, et neil on väga erinev see toidukultuur ja ma pean ütlema, et mul endal see palihaip veel ei ole kohale jõudnud, nii et ma Indoneesias pole käinud, aga mida siis, millist toitu oodata on sel nädalavahetusel Metsaluigal? Muidu on Indoneesia hästi vürtsine toit. Aga kuna meie inimesed, kes ei ole harjunud juba vürtsi sööma, et me nagu teeme seda natukene siis madalama vürtsiga või kliendid, kes ei soovi vürtsi, võivad alati nagu öelda, et nad ei soovigi vürtsist toitu, aga saavad samas selle Indoneesia nagu maitse. Okei, see on väga äge. Ja siis kindlasti on see, et kuna laupäeval on põhiprogramm meil, et siis saab ka tulla ostlema Indoneesia päris vürtsisegusid ja riideid. Ja siis seda ka kindlasti, et see toimub seal sündmuste kojas meil hoovi peal, et infoks ka, et ei ole nagu restoranis nagu toitlustus ja meil on hoovi peal suur sündmuste koda, suur maja, kus on siis, toimub see kõik, ütleme, loeng, töötuba, et need on seal. Sa mainisid ka, et Indoneesia toit on päris vürtsikas, et ma märkasin, et seal
muude tegevuste hulgas on ka tegelikult loengud ja üks loeng oligi just vürtsikaubandusest, vürtsidest, et millal see on ja kuidas sinna tulla saaks? See hakkab reedel peale lõunasööki, hakkab kella 5 ja kestab pool tundi. Ja sinna saab tulla piletiga. Ja piletid on siis Fientas müügil. Ja saate soetada sealt kõik omale piletid ja samas koha peal saab ka maksta nii kaardiga kui sulas. Okei. Ja siin on ka hea hetk öelda, et Metsaluige kingib ka ühele meie podcasti vaatajale kuulajale ära 2 priipääset ja need pääsmed siis lasevad inimestel tulla 3 kõik 3 päeva. Jaa, väga äge. Mis selle pileti raha eest saab? See pileti hind on tegelikult, ütleme nii, et sümboolne, selline väike Jaa, pileti raha eest saad tulla vaatama tantsushow'd. Tantsushow ja kõik siis see, mis toimub seal meie ala peal. Et siis sa pääsed sinna sisse. Sest seal, ja sinna saad tulla ka lihtsalt, ütleme, kui me räägime laupäevaspäevast ja seal on see turg meil avatud, see vürtsiturg ja Indoneesia riided, et siis saad tulla, sinna saad tulla nagu niisama, selle jaoks ei ole nagu piletit vaja ekstra. Kes soovivad tulla lihtsalt sööma, saavad samamoodi tulla sööma, et ei pea ostma nagu piletit selleks ekstra, aga pilet on mõeldud just eelkõige sellele, kes tulevad nagu show'd nautima, õhtut nautima. Ja tegelikult Metsaluigel on ju muidu ka päris palju tegevust, on ju, et võibki tulla juba reedel kohale ja pühapäeval siis lahkuda. Jaa, te saate tulla ööbimisega, kellel on soovi. Nii et majutust veel jagub. Jaa, meil on majutust pakkuda, kes tahab õhtusauna, kes tahab basseini. No, väga lahe. See tantsushow, mida sa mainisid, mis see endast ette kujutab? Nemad teevad oma traditsioonilisi tantsed nende spetsiaalsetes riietes ja nende muusikasaatel. Sa mainisid ka, et üks töötuba on tulemas. Jaa, selle nimi on Sambali töötuba. Mida Sambali töötuba tähendab? Sambali töötuba tähendab sellist asja, et te teete omale isikliku kastme, mille võtate koju kaasa, mida Indoneesias pannakse roogade sisse. Ta on väga erilisel meetodil tehtud. Mainime ära chili jälle muidugi. Et chili on nagu põhiline koostisosa, aga kõik tehakse nagu käsitsi. Okei, väga huvitav. Ja millal see on? See on meil täpselt laupäeval õhtul ja sinna on eraldi vaja eelregistreerimist kindlasti. Nii et Sambali töötuba. Ja tulge kindlasti kontserdile laupäeval ka, kella 7:10 on meil Indoneesia muusikkontsert, siis on Java tants, kus saate osa, siis on õhtusöök ja siis on vabadus. Nii et õhtusöök on suhteliselt hilja või? Õhtusööki saab nautida kuni kella 10. Okei, see on siis selline ajaaken, et millal saab õhtusöögi. Ja toidud sellesse pileti hinna sisse ei kuulu, eks? Ei kuulu. Aga kui me näiteks tuleme sinna, kas siis saab tellida eraldi roogasid või on juba sellised nii-öelda fikseeritud paketid? Me loodame teha fikseeritud hinnaga paketid, nagu ongi nagu üks kombo ja samas teeme kindlasti ka eraldi ka. Et me teeme tööd selle kallal, et oleks klient saaks valida, kas ta tahab mingid, ongi näiteks ala eelroog, pearoog, magustoit näiteks või teeme, et tahab näiteks ainult mingi ühte pearooga. Ja siis tuleb kindlasti huvitavad need Indoneesia joogid ka, et kindlasti tasub proovida. Need on mitte alkohoolsed. Okei. Nii et olete väga paindlikud ja olete mõelnud palju huvitavaid asju, mida serveerida siis külalistele selle. Jaa, et me oleme hästi avatud nagu klientidele selles suhtes, et kliendid saaksid võimalikult toreda Indoneesia kogemuse meie kablis. Räägime veel toidust. Ma näen, et sul on konspektid ka kaasas. Ma vaatasin Fientast, tegelikult on seal ka need toitude nimed juba välja toodud. Mina ei lugenud sealt mitte midagi tuttavat välja, et palun, kas sa saaksid natukene võib-olla jagada, et mida oodata on, et milline see Indoneesia kusiin ehk siis Indoneesia köök. Toit on? Indoneesia köök sisaldab kindlasti on riis. Ja kuna seal on niimoodi, et toit ei ole nagu lihtsalt, nagu Eestis pannakse lihtsalt taldrikusse, siis seal serveeritakse ikkagi, kas pannakse mingi kuju, tehakse riisi, tehakse näiteks siuke asi nagu kolmnurk tehakse siuke, nagu ehitatakse sul reaalselt taldriku peale kõik need asjad.
et ja koosnevad siis kindlasti on liha seal, köögivilju, maapähkleid, krevette ja on ka selliseid Indoneesia päraseid toiduaineid, mida meil ei ole saada, et nad päris on tellitud Indoneesiast. Väga huvitav on kindlasti supp, et üks supp tuleb ka, aga see on pühapäeval. Et see on kindlasti ainult pühapäeval. Pühapäeva lõunal siis ilmselt. Jaa, et ta on selline liha, kui meie ütleme frikadellid, siis see on ikka lihasupp, ikka selline nagu lihanuudlisupp, et ta ei ole nagu tavaline supp, kui me kujutame suppi, siis ta on serveeritakse selliste suurte nagu lihapallidega ja need tehakse kõik nagu oma vürtsidega ja oma meetoditega, et see ei ole lihtsalt, et ma mingi käevael teen seda frikadelli. Okei, nii et üks, mis kindel on see, et me saame igal juhul proovida erinevaid uusi maitseid, mida tegelikult meie köögis ja ka siin siis kohalikes restoranides niivõrd ei ole kasutatud. Ja täpselt, et kindlasti saab olema teistsugune maitseelamus. Sa oled ise ka nüüd Metsaluigel natukene aega töötanud ja töötanud koos siis selle Indoneesia neiuga, et kas sa oled saanud juba natukene proovida neid erinevaid roogasid ka? Ei ole. Aha, nii et kõigil saab põnev olema. Ja kindlasti saab olema põnev ka mõne sõna õppimine indoneesia keeles. Ja alustada saab juba selle menüü lugemisega siis. Ja kuidas neid nimetatakse, neid asju täpselt. Okei, väga äge. Aga mida me peaksime veel kindlasti selle Indoneesia päeva kohta teadma? Kindlasti võiks teada seda, et tulge heast tujust, saate tantsida kaasa meie üritusel. Eestlased on teada-tuntud kohe kaasa tantsijad. Jaa, et siuke tuleb tantsuetendus, kus saate ka ise proovida neid liigutusi, mida nad näitad ette. See tantsuetendus oli üsnagi õhtul, on ju, laupäeval? Jaa, see hakkab laupäeval seal sündmuste kojas alates kella 4-6. Soo, nii et... Ja siis on muusikakontsert on ka veel pärast seda. See on siis hiljem? Jah, 7. Okei, nii et ikkagi need, kes Pärnamägedel praegu Koit Toomet vaatavad kella 4 ajal umbes veel, et siis nad jõuavad õhtuks veel Metsaluigele tagasi, et saab maal elamispäeva nautida igas Häädemeeste valla otsas. Jaa, me oleme seal mõnusas mereäärases paigas ja saate kindlasti nautida seda, kui te tulete kohale sinna ja meie head kööki ja meie head seltskonda. Nüüd enne, kui ma su siit ära laseksin. Tegelikult sa enne salvestust mulle ütlesid ka, et sa sattusid küllaltki juhuslikult Metsaluigele sel suvel. Et kui palju sa oskad rääkida sellest, kuidas Metsaluigel läks? Et see suvi osadel oli üsna nukker, et ilma ju väga palju ei olnud, aga... Mina ütlen, et Metsaluigel läks hooaeg väga hästi. Nüüd on hooaeg läbi. Meil oli hästi toredaid palju karavanidega külastajaid. Meil on kohta 80 karavanile või kämpingule, kämperautod. Ja meil oli väga tore suvi, no kuigi ma läksin juuli lõpu poole, aga siiski ma nägin ära selle. Meil on hästi mõnus miljöö seal, isegi kliendid saavad omal lõket teha, kui on soovi eraldi. Meil on tünnisauna võimalus, tavaline saun, bassein, et kõik on võimalik nagu, kui tulete sinna, saate seda nagu nautida, seda osa. Ma ise toon välja ka selle, et mis mulle kõige rohkem meeldib, on see, et kui mul on 2 väikest last, siis neil on seal nagu hullult palju tegemist, et seal on hästi suur see lasteala ja et siis tegelikult vanemad saavad üsnagi rahulikult ja restoranis aega veeta. Just nimelt. Aga nüüd lastest rääkides seal Indoneesia päevadel, need vürtsikad toidud ja vürtsilaad, see nagu lapsi väga ei kõneta, et kas peredel on ka midagi seal koos teha? Jaa, et lastel jääb kindlasti meie restorani laste menüü. Et jääb alles, et see ei muutu. Kindlasti saab lastel olema huvitav, ütleme isegi kui töötuba, isegi kuigi on mõeldud täiskasvanudele, siis lapsed saavad kindlasti osa võtta seal. Et kindlasti saavad nad joonistada seal, saavad midagi põnevat äkki meisterdada, et kõik see on nagu olemas, et me mõtleme väikestele ka ikkagist. Sa enne ütlesid ka seda, et Metsaluig on tegelikult avatud aastaringselt. Jah. Et tead sa juba, milliseid tegevusi on seal sügisel või talvel plaanitud, et eelmine aasta
oli nii mõnigi lahe etendus, et kas midagi sellist on ka juba planeeritud? Ma ei saa avaldada kõiki asju hetkel, aga me anname endast kõik, et meil on väiksed üllatused plaanis ja info tuleb jooksvalt Metsaluige lehe, Facebooki jälgige, Instagrami ja kodulehte, et infot täiendame jooksvalt, et kui on mingi üritus tulemas, me kindlasti postitame. Aga kas me tõmbame otsad kokku või on siin veel midagi kaasa anda kuulajale? Tõmbame otsad kokku ja ütleme, et tulge kohale ja näete seda kõike koha peal ja saate nautida täielikku Indoneesia elu ja melu. Loodame parimale ilmale. Ja alustate juba reedel ning möll käib kuni pühapäevani välja. Ja, olete kõik oodatud. Väga lahe. Aga aitäh kuulamast, vaatamast ja kohtume peagi. Kohtumiseni.